mulle meeldib ikkagi see mõte, et tänapäeval tegelikult on olla kunstnik üks parimaid aegu. Et alates siis nii-öelda turundusvõimalustest kuni eksponeerimise ja kõige muu võimalusteni, et selles mõttes on päris hea aeg. Tere tulemast kuulama ja vaatama podcasti Kunst ja raha. Mina olen Marju Sokman, ma olen turundaja ja kunstihuviline ja täna on minu külaliseks Henrik Hürden. Ja tema on kunstnik, isegi võib öelda teatraalne kunstnik, väga huvitava ja omapärase stiiliga, aga ma isegi ei läheks ise teda väga kirjeldama, ma just tahaks kuulda, kuidas Henrik, sina oma kunsti kas siis defineerid või kuidas sa seda näed või inimesele, kes ei ole su töid varem tähele pannud, kuidas sa seda kirjeldaksid? Tere, ka minu poolt. Jah, see teatraalne on väga õige. Üks nii-öelda selline osa sellest väiksest kirjelduse lausest. Aga ma olen kahte moodi kirjeldanud enda siis seda käekirja või oma suunda. Et üks on siis jah selline teatraalne realism, ehk siis ma ütlen, et ma siis olen maalikunstnik. Ja realism on ikkagi see läbiv ja siis kohati on ka seal selline sürreaalne mingisugune noot. Aga mulle endale meeldib teatraalne realism kasutada. Et see on natuke teistmoodi, ma ei tea, et kellelgi teisel väga oleks võib-olla. Maalides just. Väga põnev. Meie podcastis Kunst ja raha me räägime natukene sellest vastuolust või müüdist, et kunst tundub tavainimesele väga kallis ja kättesaamatu ja samas on levinud legend, et sellisest nälgivast kunstnikust või et kunstnik on hästi vaene. Sina oled täiesti 100% kunstnik, maalikunstnik. Kas sa elad sellega ära või kuidas kas see on elu, mida tahta ja mida elada? Kuidas sa vaatad seda rahalist poolt kunstimaailmas? See on väga huvitav küsimus, jah, et kindlasti nii-öelda et selleni jõuda, et sellest rahulikult ära elatuda ja ka enamat, et see teekond on ikkagi reeglina üpriski süke kivine kändudene, aga see on võimalik, et mulle meeldib ikkagi see mõte, et tänapäeval tegelikult on olla kunstnik üks parimaid aegu, et alates siis nii-öelda turundusvõimalustest kuni eksponeerimise ja kõige muu võimalusteni, et selles mõttes on päris hea aeg. Kas see on nagu hästi lihtsaks tehtud või miks sulle tundub see? Lihtsaks ma ei usu, aga kättesaadavaks, et kõik vahendid, et hästi palju tööriistu on ja et lihtsalt võta või leia üles neid ja tee, et kui on tahet ja tungi ja seda sellist indu, et siis lihtsalt võta neid ja tee, et tegelikult muud ei olegi vaja, et tahab tööd saada. Raske töö, mis ma tahan öelda, on ka. Kunstnik olemine on raske töö? Ütleme, mitte seda, seda ka, ma usun, aga see on nii suhteline, et kunstnikud on erinevad, nende lähenemised on erinevad, aga selline nii-öelda raske töö tulemusel kindlasti, minu jaoks vähemalt, on see, et kuidas tuleb see edu, et ikkagi pühendumine ja selline järjepidev töö. Aga lähme natukene konkreetsemaks. Et võtame äkki selliselt, et kui ma mõtlen, et kuidas sina oma tööd teed ja toimetad, siis kuskilt sul tuleb idee. Ma saan aru, et sa õppisid stsenograafiat. Ehk siis sealt tulebki see teatraalsus või teatrimaastik sisse? Või see on väga suure mõjutusega et tegelikult üldse maalima ma hakkasingi tänu EKA-s õppimise ajal, tänu EKA-le, et sealt mul tuli see maalimine. Ja see teatraalsus kindlasti oli selle eriala valiku juures just nagu see tuli sealt, see seeme oli seal olemas. Mega. Aga nüüd, kui sa hakkad ühte tööd looma, et käiski korraks läbi see, et tuleb idee, siis sa hakkad tegema, sa võid natuke seda protsessi ka kirjeldada. Jaa, see on ka väga erinev tegelikult, nagu, et ütleme nii, et süke põhiline süke storyboard või nii-öelda see süsteem, kuidas see mul tuleb. Ikka idee, jah, tuleb ja see tuleb täiesti, see võib tulla nagu väga-väga suvalisel kohal ja ajal, et mulle endale meeldib väga palju ringi liikuda jalgsi, jalgrattaga, süke aeglane kulgemine, meeldib märgata igasugu detaile igal pool linnaruumis, looduses, kus iganes. Ja kuidagi süke üksi olemine, kulgemine vaikselt nii-öelda
vaikses rütmis, et see paneb miski, noh, mingisugused õiged nagu hammasrattad tööle ja tuleb, aga noh, see ei ole ainult sellises situatsioonis, et see on ka täiesti näiteks enne magama minekut, mis on kõige õudsam, et 2 tundi passid üleval, vaatad lakke, et genereerib kogu aeg. Aga ideed, jah, et tuleb ikkagi mingisugune alge, mingisugune selline pirn läheb põlema ja ma panen kirja üpriski detailselt, mulle meeldib nii-öelda tekstiga siis ka luua tekst ja pilt, et ma väga ei visanda, väga harva. Ja siis teine nagu selline suund on see, et on küll see idee, ikkagi mingi alge olemas, aga ma lihtsalt hakkan tegema ja tegemise käigus siis see sünnib, et see muutub kogu aeg, see teos. Et see on, mõlemad on väga põnevad variandid. Et üks on justkui nagu rohkem selline tehnilisem lähenemine ja planeeritum ja teine on niisugune spontaanne. Aga kas sa oled selline, kes töötab kodus või sul on oma stuudio või kus see protsess juhtub päriselt? Siin ja seal. Et mul on kodus olemas siuke ruumi osake, kus ma toimetan. Hetkel on üks ajutine ateljee Tallinnas ja siis suvisel perioodil oma maakodus Järvamaal siis Paide ja Esna küla lähistel seal on küla nimega Vedruka. Kui tore nimi. Jaa, on. ja siis ühesõnaga seal Esna galerii, Esna külas on Esna galerii, kus on siis taga selline suur kunagine kaupluse ruum. Ja see on siis kuldamistöökoda ja galerii abiruum. Et seal sõprade juures saan seda ruumi kasutada. Aga noh, ütleme nii, et mul nagu oma päris isiklikku sellist ateljeed hetkel veel ei ole, et see on töötamisel veel, tuleb. Nii, igal juhul sa oled endal koha välja valinud, selle ilusa päikeselise nurga, kus pintsel välja võtta. Oma peas ma maalikunstniku alati ikkagi näen, et see palett on käes ja pintsel ka. Akrüül, õli, segatehnika, mis su valik on? Minu valik on akrüül, et suhteliselt algusest peale on olnud. Et õlidega ma olen siin seal nagu katsetanud ja on need sellised mõtted olnud, et peaks rohkem, aga jah, akrüül on siiamaani minu valik olnud ja ma olen suutnud kuidagi ise õppides, katsetades luua endale sellised nii-öelda mingisugused tehnikad, uued nipid, et siis nagu kuidagi laiendada selle akrüüli siis, mis väga kiiresti kuivab ja mida selles mõttes tal on omad nii-öelda miinused, aga et nagu laiendada seda kuidagi selle akrüüli omadusi või ma oska öelda selle plusse ja miinuseid, mitte miinuseid ka tegelikult. Aga noh, ütleme nii, et lihtsalt öeldes, et mõned akrüülid paistavad nagu oleks õlidega tehtud ja on ka vastupidi. Kui ma tegin väikest sükest taustatööd, siis sealt tuli välja, et sind kutsutakse leiutaja kunstnikuks ja kui sa praegu siin ära mainisid just seda akrüüliga mängimist ja selle omaduste laiendamist, siis eks see leiutaja lööb seal ilmselt välja. Jah, et ma arvan, et see on tulnud sealt, et mul on ka hästi pakub huvi igasugune muu käeline töö, et ma siin ka ehitan jalgrattaid ja teen ise maalidele raame, igasugune metalli, puidutöö, mis iganes, maja ehitan kui vaja. Ja et eks ta võib-olla sealt on levinud niimoodi. Aga selline tehniline lähenemine, mulle meeldib ikkagi nokitseda, et minna väga sügavuti. Ükskõik, kas see on maal või on see maja või ratas. Et kuidagi see on, alati paelub minu juures see mingisugune selline, vaja nagu lahata seda objekti ja vaja tundma õppida seda enne kui saab siis kasutada või teha. Näiteks maalides ma ütlen alati, et realismi maalides on äärmiselt oluline see, et sa õpid ennem oma objekti tundma. Et noh, näiteks see on loodusvaade, mets, ikka teadma nagu ruumis, missugune puu välja näeb ja kõike seda, et kui vaja, siis noh, minu puhul on see, et ma lähen eriti sügavale, mulle meeldib nuusutada, katsuda, ikka nagu noh, tahan olla see puu, mida ma maalin. See on väga teatrilik lähenemine, et sa lähed rolli sisse. Täpselt. Väga õige, just. Kunstliku roll just kui laienenud siin. Aga oletame, et sa oled need mõtted kõik kokku toonud, selle realismi võtnud, selle teatraalsuse, võib-olla selle ebamaise elemendi ka, mis justkui pildile toodud on. Töö on valmis saanud. Mis sa nüüd sellega edasi teed? Teed raami ka valmis,
aga ma näen, et kunstnikud on loomeettevõtjad tegelikult, et sul vist, kas sul on oma tiim taga või sa oled see, kes peab ise kõige eest hoolt kandma? Kõik ise. Kõik ise? Minu tiimiks ma kutsun enda pere näiteks, kes minu elukaaslane aitab mind väga palju igasuguste ideede nii-öelda kui jänni ei jää, aga ütleme nii, et on vaja genereerida midagi huvitavat, kuskil midagi juurde, siis on alati hea, kui on inimesi lähedal, see on, kas siis on oma pere, oma sõbrad kunstnikud, et siuke nii-öelda abiks. Ja. Aga sa küsisid, et mis sellest teosest nagu saab hiljem. Et kuidas sa selle maha müüd? Ahah. Minu siis nii-öelda nagu platvormid või nii-öelda need variandid, kuidas ma müün oma teosid, on ikkagi näitused, sotsiaalmeedia ja oksjonid. Et siin on Eestis või Tallinnas on väga palju erinevaid kunstioksjoneid, kus saavad ka noored osa võtta, et väga-väga soovitan. Hästi hea võimalus oma töid näidata ja ka müüa. Kus sa tunned, et peamine, milline liin nendest kõige paremini tööd teeb, sest et kunstnikuna sul on nagu 2 turunduslikku vajadust. Üks on töö maha müüa ja teine brändi kujundada, et tulevikus samamoodi teha siis näituseid, olla galeriides ja leida seda publikut. Et kuhu sa näed, et selle teraviku peaks justkui asetama või mis sul praegu kõige enam kas siis brändi loob või tulu toob? See on jah, ma ise tunnen, et paralleelselt üheaegselt on hästi oluline müüa, selleks, et lihtsalt elus püsida siin maailmas. Ja teiseks, see müügi juures minu jaoks on ka nagu üks väike mingi pisikene süke oksake või haru on see, et see on hea nagu, see on tähtis, et sa saaksid oma tööd nagu laiali maailma, et see kuidagi ka on sellega seotud. Aga brändingu jah, et ütleme nii, et nagu minu nimi peab ju ka kasvama ja see, ma pean olema pildis kogu aeg, et kunstnik ikkagi on nagu selline, peab olema ikkagi edev või selles mõttes, et ma pean olema pildis, ma müün ennast, et ma panen oma töödesse, panen 100% ennast kogu aeg ja see ongi, ma müün ise ennast. Nii tore seda kuulda, hästi tihti öeldakse, et see müük justkui devalveerib kunsti või ma ei taha müügi maitset oma tööle, loomingule juurde saada, et väga paljud loomeinimesed näevad just see, et see müük on selline natukene suur betoonsein, millest peab üle ronima, et kuidas see endale nagu mugavaks muuta? Ma arvan, et ma julgen öelda küll, et mul ei ole nagu metsikult raskusi olnud sellega, aga alguses kindlasti on alates hinnastamistest kuni müükideni, kuni nii-öelda sihtgruppideni jõudmiseni, kõik see on päris raske. Et nagu iga alustab asi, aga mis selle hinna ikkagi määrab? Me nüüd küll võib-olla natukene hüppame niimoodi edasi-tagasi, aga ma mõtlen, et see, et sa oled kuskil galeriis väljas, annab juba mingid protsendid juurde, eks ole, või kuidas sa seda hinda kujundad või sa võtad, et turg maksab, siis järelikult on ruumi seda hinda siia või sinnapoole liigutada. Seda turgu tasub ka aeg-ajalt jälgida jah, et ega kunstis jah, see on kuidagi täiesti nagu mingisugune teine loom, et seal sulle öeldakse ja tegelikult iga kunstnik, kes nii-öelda väärtustab oma töid ja oskab hinnastada asju, juba seal on tegelikult nii palju muid asju mängus, et just see, et kui palju kunstnik ise oma töid väärtustab ja mis seosed tal sellega on, et seal hinnad võivad niimoodi nagu kõikuda, aga see, minu puhul on näiteks niimoodi, et hind kujuneb siis teose suurusest või hinna kujundab teose suurus ja praktiliselt siis ütleme nii, et temaatika või siis nagu selle sügavus, et mis seal peal kujutatud on. Aga võtame mingi viimase töö, mis on mingi meeter korda meeter, mingi sukene töö, millega me peaks arvestama, kui me sinu loomingut tahaks? Mis selle hind võiks olla just näiteks? Seal on sellised hinnavahemikud, jah, ma nüüd mõtlen, meeter, eks ta sinna kuskile sellise 2000 euro kanti nagu jääb umbes, et aga seal on jah, see on nii nagu süke võib kõikuda üpriski palju, kuigi mingid jah, nagu sellised hinnavahemikud ikkagi on sellised alustalad, aga just nagu ma ütlesingi, et see temaatika võib seda mõjutada.
aga kindlasti mitte aeg ja võib-olla siis nagu teostamise kiirus, et seda väga ei saa arvesse võtta. Et võib, aga siis tuleb liiga keeruliseks, ma arvan. Jah, ja siis loomulikult on oksjonid, kus siis turg määrab selle hinna. Ja kas sul on olnud niimoodi ka, et võib-olla sa alguses oled natuke tagasihoidlikumalt hinnastanud ja siis oksjonil läheb üles ja mõtled, et no nii, ma olen ikka täitsa nagu valesti teinud asju. No oksjonil on, oksjonid on alghinnad, eks ole, et enamus oksjonitel alghinna määrab kunstnik ise või siis omanik, kui on edasi müüa. Ja väga tihti siis tulevad ka need galeriid või oksjoni korraldajad ikkagi mängu, et on ka oksjonid, kus see alghind määratakse puhtalt nagu nende poolt. Aga see on jah, päris huvitav maailm ja see on väga huvitav, mismoodi ka oksjoni hinnad võivad ju minna nii kosmilisteks ja siis on väga tähtis nagu, et ei tohi unustada jah, seda nagu kunstnikuna just, kui sa oled kunstnik, et see oksjoni hinnad ja sinu müügihinnad, eks nad mingi hetkest võib-olla hakkavad isegi samale levelile jõudma, aga et need on nagu erinevad asjad, et ma räägin endast siis, et mõttes ma olen ikkagi pigem ikkagi nagu noorem ja alustavam, aga see on jah, inimesed, ostjad siis ka neid hirmutab ära see oksjon vahet vahel, et issand jumal, et need hinnad on nii hulluks läinud, et ei, et tule, et kui otse minult võtad ikka, siis on natuke teistmoodi. Okei. Sa teed tellimustöid ka? Jah. Kuidas sa seal tõmbad selle piiri, et see on nüüd minu mõte ja ma tahan seda teha versus keegi ütleb, et tule tee mulle kajakas? No kajakad on mul tegelikult täitsa teemas praegu viimasel näitusel, nii et aga tellimustega on tegelikult lihtne, et tellija peab tundma mind minu loomingu kaudu ikkagi, ta peab teadma, mis ma teen, tutvuma minu teostega, ükskõik kuidas, sotsiaalmeedia on kõige lihtsam ja siis sealt nagu siis lähtuma, et kui minu käekiri sobib, minu stiil, kuidagi siuke värvikasus, kõik, kui see klapib, et siis saab edasi rääkida. Aga muidu tellimustel ikka valdavalt antakse vabad käed mulle, et kui nagu ja siis väga tihti on ka see, et mingisugune vana teos leitakse, mis on müüdud ja siis et kas saab midagi sarnast. Et see on ka väga tore. Tegelikult ikkagi minu looming. Ja ega ma ühtegi tellimust tegelikult vastu ei võta, kui see mind ennast ei kõneta. Et see peab ikka mulle meeldima ka, veits nagu isekas. Aga nii on, et selles mõttes, kui ma teen asja, mis mulle vastu on, siis sellest see asja, see ei tule välja. Kui palju sa näed oma vaatajaskonda, jälgijaskonda, ostjaid ehk seda nii-öelda sihtgruppi, kas sul on püsikliendid, püsitellijad, kas nad on pigem, mis tüüpi inimesed sinu fännid on, et kui sa kuidagi seda saad natuke toredad inimesed on, mulle nad meeldivad. Jaa, püsiostjad ja kogujaid on küll, kes aastas mitmeid kordi ikkagi kas siis ise küsivad, et mis sul uut on, käivad näitustel, panevad näpu peale, oksjonitelt ostavad ja tegelikult kutsun ka koju neid, et ise jagan uusi teoseid aeg-ajalt, et see on siuke orgaaniline mõnus nagu süsteem, et tekivad mingisugused siuksed püsiostjad ja see on väga tähtis neid hoida, et see on nemad, sealt liiguvad asjad ka veel omakorda edasi, vabandust. Ei ole lõpp. Kui me mõtleme nüüd natuke, kuna ma ise olen turundaja ja väga tugevalt tahan aidata loovinimesi, ehk et nende teosed, tooted, teenused jõuaksid kaugemale, kuidas sa selle näiteks, sa kasutad Instagrami, et kuidas sa selle üles seadnud oled või kas see kuidagi juhtub orgaaniliselt või sa teed ka mingeid tasulisi kampaaniaid või kuidas sa mängid seal? Tasulisi kampaaniad ma vist olen, kui ma ei eksi, ainult üks kord teinud. Et ma tegelikult olen sotsiaalmeedias üpriski laisk. Et ma pean endale ikkagi nagu mehaaniliselt meelde tuletama, et ma võtaks telefoni kätte ja nüüd teeks selle postituse ära, et see on väga oluline. Aga väga, ma ei tea, väga lihtne ja selline traditsiooniline selles mõttes, et ma ei ole väga kaugele sellega läinud. Et koduleht on mul ka tegelikult tegemisel üks jagu aega, juba lihtsalt ei ole vahepeal jõudnud tegeleda sellega. Et tegelikult kunstniku jaoks ikkagi nagu tema oma koduleht on väga, väga oluline. Aga sotsiaalmeedias jah, Facebook natukene tagaplaanile, kui Instagram mulle rohkem nagu meeldima hakkas, et seal, mõlemal, selles jagan.
aga Instas mulle endale tundub, et on kuidagi nagu mõnusam ja mugavam neid asju teha. Jah, siuke visuaalsem. Remargi korras ütlen, et me paneme kõik need lingid, nii Instagramid, Facebookid kui koduleheküljed siia episoodi alla kirja ka, et kõik saavad neid pilte päriselt vaadata ja minu jaoks nagu, no mulle nii väga hakkasid need meeldima, et esimene asi, mida ma vaatama läksin, oligi, et kus on hinnad. Ehk siis, kui ma endale seda seinale tahan, et kuidas ma saan. Ehk see tõesti nagu kõnetas ja ma väga soovitan kõigil nendega tutvuda. Töödega tutvumiseks ei pea sulle külla tulema. Ei pea. Võib, aga ei pea. ja sul on need praegu üleval ka Tallinnas ühes galeriis? Jaa, et just eile oli tegelikult näituse avamine, et see ei ole ainult minu näituse avamine, vaid mina kevadel asutasin kunstirühmituse, kus siis on 16 kunstnikut, kõik on nii-öelda kes veel osalevad, kes enam mitte, aga Noore kunstioksjonilt siis justkui nagu pärit. Osasid teadsin varem, osasid mitte. Ja kuidas sa kokku panid? Kutsusin kokku ja panin idee lauale. Ise valisid välja, et teie? Jah, et loomingu ja inimese järgi. Ja siis sükke mõte tuli ja nüüd siis on meie esimene ühisnäitus Art and Tonic galeriis, Pärnu maantee 146. Ja see on siis meie nii-öelda nagu grupi esimene ühisnäitus, mis on väga-väga võimas, soovitan minna. Kuni 30. aprillini on ta avatud ja see on tõesti väga võimas ja väga mitmekülgne. Nii et väga erinevad maalikunstnikud ja see sünergia, kuidas me koos nii-öelda toimime, see on vägev. See on väga lahe kuulda, sest kui me mõtleme kunstniku peale ja kunstniku töö peale, siis see tundub väga üksi olemise töö. Et sa ikkagi oled üksi oma lõuendiga ja paned oma idee sinna kirja, aga sa oled siiski varem teinud ka sellist koostööd, et mitte ainult sinu pintsel ei puuduta lõuendit, vaid 1+1 võrdub art. Küsimärgiga veel. Just. Kas siis on nii ja kuidas on ja kelle kunst see siis on, kui seda kahasse teha? Paar aastat tagasi mul õnnestus ühe ägeda kunstnikuga Siim Hanikatiga koos siis teha ühisnäitus kahekesi. Pisik oli. Mõned mingisugune, ma arvan, et selline 4 tööd võib-olla kokku kummaltki. Aga me otsustasime, et tahaksime midagi ühist teha ja siis plaan oligi, et kumbki täpselt ühe suurusele lõuendile alustab siis oma tööd ja siis poole pealt vahetame ära. Et nii-öelda jätkame siis üksteise tööd. Ja see tuli väga huvitav. Et täiesti erinevad stiilid, et temal on selline ütleme nii, et pigem nagu tänavakunst, nagu graffitilik veidikene. Samas ta teeb ka väga häid figuure ja portreid, aga huvitav, alati on põnev, kui nagu erinevad asjad kokku miksida. Kas need on inimesed, kas need on värvid, kas need on maitsed, mis iganes, et see on väga kihvt minu meelest. Tänavakunstis on see koostöö väga levinud või isegi ka selles mõttes see ületegemine, et lihtsalt see kirjutamata reegel on, et kui sa üle teed, siis tee paremini kui see, mis enne oli, et nüüd see poole pealt vahetamine, kas sa pigem lisasid või pigem mõtlesid, no nii, see siin küll ei sobi nüüd? Ei, niimoodi ei olnud, et pigem püüdsime jätta nagu 11 võimalikult palju alles sinna lõuendile, sest minu arust on ikkagi kunst ja kunstnikud omavahel ei ole rivaalid. Et võib-olla see on minu kiiks, aga mina pigem näen seda just sellist, miks ka see rühmitus sai loodud, et selline süke tugev ikkagi mingis mõttes süke üksteise innustamine, toetamine, süke sõprussuhe. Sest ma veel ei ole vähemalt oma silmaga näinud, et kunstnikud omavahel kaklema läheksid, aga seda on ajaloos juhtunud muidugi. Aga ühesõnaga pigem selline, eks võib ka nagu üle teha niimoodi, et miski ei sobi, aga meil vähemalt oli küll see, et me tahtsime süke vastastikune respekt ikkagi jäi ja ei tekkinud isegi vajadust midagi üle teha. Meil lihtsalt nii erinevad ka, see ongi äge, et täiendus just. Aga mis neist töödest sai? Kas nad leidsid ostja või kuidas, kuhu nende tee-viis? Ma mõtlen, nad peaks ikka mõlemad praegu alles olema, kui ma ei eksi. Et me jätsime kummalegi siis nii-öelda otsustasime, et üks jääb ühele, üks jääb teisele. Siis jäi vist niimoodi, et see, mida me kumbki alustasime, siis nii pidi jäi nagu meile kätte. Lahe. Ja siis, aga need on alles et minupoolne teos on praegu Luige keskuses ühes nii-öelda ajutises galeriiruumis, et siis sinna saab vaatama minna.
ja seda teist teost ma ei oska öelda, minu meelest see kuskile välja pandud praegu ei ole. See on siis Siimul tõenäoliselt kodus kuskil. Aga kui me mõtleme, et üldse, et kunstnikel väga tihti on see lugu, et välja ei julge öelda, aga tegelikult kuskil diivani taga on need pildid. Et päris palju on maale kuskil niimoodi ära paigutatud, et valmis müügiks, aga ei ole eksponeeritud. Kuidas sinul sellega lood on? Kas su kodu on täis sinu enda kunsti, teiste kunstnike töid või asuvad nad kuskil hoiuruumis, et kuidas sa majandad seda? Valdavalt minu enda kunsti, ja alati nii-öelda peale või kui on näitusele viidud või kuskile oksjonile, siis on kodu hästi tühi. Et lapsed on ka harjunud sellega, et on ikka seinad on pilte täis ja siis on korraks selline tühjus. Aga teiste kunstnike töid ma olen nüüd hiljuti olen hakanud mõtlema selle peale, et peaks hakkama rohkem selle peale mõtlema, sest et see on ju äärmiselt tore. Ja kui nüüd seda enam, kui on kuidagi lähikonnas on nüüd tuttavaid kunstnikke hästi palju, kes on tõesti äärmiselt andekad ja need on, tahaks seda loomingut nagu endale ka ikkagi kuskile koju. Ja väga levinud asi kunstnike vahel on teoste vahetamine, et nii-öelda kuskil enam-vähem siis nagu hinnaklassi mõttes nagu sarnased, siis kuidagi nagu vahetada niimoodi. Aga endale dekoreerimiseks siis, või enda koju? Enda kogusse siis ütleme, jah, just. Et mitte nagu müügi eesmärgil, et eks see ole uue omaniku enda teha. Aga pigem ikka endale. Kui sa lähed kellegile koju külla, kes on võib-olla ostnud uusarenduskodu ja ilusad, puhtad, valged seinad, kui sa sisse astud, kas sa kohe märkad seda, et kunst on puudu või kas sul hakkab peas jooksma, et siin oleks nüüd midagi sellist? Ikka, jah. Et inimestel külas käia ja kui see tühjad seinad tekitavad just selle mõtte, et siis vaatad ka, et oi, kui see kõige suurem töö mul just sobiks siia näiteks. Et hakkad enda töid paigutama niimoodi? kuidagi nagu peas niimoodi, jah. Aga mu enda tutvuskonnas nii väga ei ole enam neid tühjade seintega inimesi. Et kas siis on juhuslikult minu enda mõni töö või on midagi muud, et see, aga jaa, et uued hooned, uued ruumid on ikka väga ahvatlevad. Minust parim asi on, kui mõni alustav kunstnik on kas suguvõsas või lähedane sõber, sest algusaegadel, kui neil on rahaliselt natuke keerulisem, siis kõik jõulukingitused või sünnipäevakingitused on oma käega tehtud. Ja ühel hetkel need on ju veel eriti väärtuslikud, kui on sinna see bränd taha tekkinud. Oi, kingiks ma olen teinud üksjagu neid asju, et eriti veel alguses, kui hinnad olid madalamad ja siis enne seda, kui ma üldse nii-öelda nagu, ütleme, professionaalselt hakkasin maalikunstiga teenima ja tegelema, et siis oli siuke sahtlisse loomine ja kõik tööd, mis välja läksid, olidki kingitustena. Et ma praktiliselt ei müünudki vist, et see nagu see otsus, et hakata nüüd kunstiga tegelema sellises formaadis, et ma nüüd hakkan elatuma selles, see tuli tegelikult päeva pealt, et järsk samm oli vaja teha. Eks see oli nagu mõttemaailma muutus siis justkui sisemine otsus, et see nüüd ongi tegelikult minu töö. Jah, just. Et kaua enam oodata ei tasu, et tuleb tegema hakata. Aga kas siis muutus midagi ka sinu isiklikus turunduses, et hakkasid sa kuidagi strateegilisemalt mõtlema, et mis ma olen, kes ma olen, mida ma ütlen, kuidas ma mingisse saatesse saaks või kas selline, et kuidas saada nähtavust? Tuli sinna juurde, väga paljudel kunstnikel on see, et ma ei taha ise nähtav olla, et ma tahan, et mu tööd räägiksid minu eest. Aga kuidas sina seda näed? No mulle meeldib väga, väga suhelda tegelikult ikkagi. Ja igasugused sellised otsesed kontaktid nii ostjatega, näitustel avamised, kõik sellised asjad on äärmiselt oluline tegelikult osa, millest kunstnik võiks justkui nagu osa võtta. Aga jah, pigem nagu ma nagu ei teagi, kuhu ma tüürin praegu sellega. Ma mõtlen just sinu enda isiklikku bränd, et kui palju sa mõtled, et nii, mina, Henrik, mul on nüüd vaja teha nagu mingi selline käik. Mul on siin nagu pangaarve ootab, tööd on siin diivani taga, nüüd on vaja. No tegelikult alguses ma mõtlesin, ja tegelikult siiamaani ma mõtlen ainult seda, et
ma teengi oma tööd ikkagi, no nii või teisiti räägivad iseenda eest. Et ja ma ise ka, kui ma teoseid teostan, maalides näiteks, ma ei mõtle kunagi raha peale. Et isegi kui juhtub see kogemata, et ma hakkan seda tegema, siis ma lihtsalt lõpetan kohe ära, et ma lähen teen midagi muud. Et see kuidagi nagu ikkagi segab. Ja just kui nagu, ma ei tea, selle teose, see mingisugune kvaliteet või see tulem või see idee puhtus või see, kui ta mul peast on tulnud, et mingit mõttes nagu see selline raha peale mõtlemine ikkagi mõjutab ja võib tekitada mingit kärsitus võib-olla või niimoodi. Aga pigem ma püüan mitte mõelda selle peale, et see tuleb hiljem. Okei, väga hea. Kui ma mõtlen, et kui meid on kuulamas, vaatamas mõni algaja kunstnik, kes mõtleb, et nii, et üks edulugu siin, võib öelda ju edulugu, sa oled eluga rahul, elad ära olen. Ja veel hästi. Ei nälgi. Just, et üks asi on mitte nälgida, teine asi on ka hästi elamine, et ja, ikkagi ilusti, kenasti, mõnusalt, mugavalt hakkama saaks. Kui sa annaksid 3 soovitust, et millest alustada ja just alustav loov ettevõtja, alustav kunstnik, sa mainisid, et oksjoneid, noore kunsti oksjon on kindlasti üks koht, kus tasuks särada. See on tõesti üks väga kindel soovitus, ja. Et see oleks nagu esimene. Kui mõelda nüüd number 2 asi, mis sind on kõige rohkem edasi viinud ja mida sa soovitaks teistele ka? Ma korraks alustaks selle esimesega ka uuesti, et nagu üldiselt nii-öelda, kui täiesti alustav kunstnik, siis nii-öelda see mindset või siuke, mille najal nagu kuidagi hakata pihta või siis mille najale toetuda, siis ongi see, et peab olema äärmiselt palju tahet ja seda sükest sihikindlust, et sa ikkagi mingis mõttes pead nagu nägema kuskile kaugemale ette, et kus sa võiksid olla kunagi. Ja siis teiseks oleks see, et hea oleks ikkagi töötada välja oma originaalne käekiri. Ja kolmandaks on just see turunduspool, et võimalikult palju pildis olla, et jalga vahele torgata, käia paljudel näituse avamistel, suhelda inimestega, olla nagu otseses kontaktis. Et sotsiaalmeedia on nii või teisiti, aga just see päris kontakt on see, mis tegelikult loeb. See päris networking. Just. Kui palju sa ise näitustel käid, avamistel, külastamas, vaatamas teisi? Võiks rohkem. Aga tekib perioode, kus on isegi mõnikord tihedamalt neid käimisi, aga viimasel ajal ei ole jah, kuidagi enda ma olen nii töösse õppunud, siin omal näitused ja et siis pole veel isegi jõudnud mõelda selle peale, aga kui kutsutakse teiste kunstnike poolt või kelle iganes, et siis ikkagi prooviks osa võtta. Jah, see on selline sotsiaalne tegevus. Sa andsid 3 väga head nõuannet alustavale kunstnikule, aga kas sa saaksid anda ühe nõuande minusugusele, kellele kunst meeldib, aga võib-olla ei ole nüüd nagu nii teadlik, aga tahaks oma valge seina ära sisustada, panna sinna midagi toredat ja nüüd on nagu raske valida, et mis, kus, kuidas, millise nõu sa kunsti valijale annaksid? Ma arvan, et võib-olla kui näiteks kunstnik ei tea nii palju, siis ma täpselt samamoodi soovitaksin seda näitustel käimist näiteks ja sükest lihtsalt lasta endale ligi seda infot ka sotsiaalmeedias ja mis nagu kõik on sellega seotud nende kunstnikega. Aga ma muud nagu ei teagi, et julgust võib-olla, et kui on tõesti nagu soov oma tühjasid seinu kunstiga täita, siis tuleb lihtsalt nagu julgemalt uurida, otsida, suhelda, ma arvan, et püüda kinni neid kunstnikke. Et kui on näitused ja avamised näiteks ja sellised üritused, kus kunstnikud kohal on, et lihtsalt võttagi nagu käes kinni, et tere ja see kunstnikul endal on ka see väga sükene positiivne signaal tegelikult ostja poolt. See nagu annab midagi meile ka. Jah, eks selle kunsti mõte on ju ka see, et mitte lihtsalt ei ole dekoratsioon su seinal, vaid see on töö ja looming, millel on lugu. Ja see lugu üldjuhul tulebki kunstnikult. Ja, just, ongi. See tuleb meie enda seest, jah. Kas sa jagad ka seda, mis eluetapis või mis olukorras või mis emotsionaalses seisundis sa olid või kus see idee tuli, et tekiks see lugu kaasa justkui?
Tegelikult mu teostes on alguses peal olnud mingisugune lugu ikka, et kuna ta on justkui selline teatraalne, on ju, see narratiivil on väga-väga oluline osa seal, et siis see lugu vist isegi, ma arvan, need lood ja need asjad olid ennem, kui ma hakkasin üldse maalimisega niimoodi nagu tegelema, nagu ma täna seda teen. Et need ideed ka tegelikult lähevad kirja selliste lugudena, mõnikord isegi väga pikkadena, võib-olla liiga pikkadena. Ja siis ongi põnev, et kuidagi nagu lugeda seda ise otsast lõpuni jälle ja jälle. Ja siis tuleb see teos. On ka teistpidi vahel. Aga see lugu, jah, ma arvan, see on kogu aeg olnud. See on ka mingis mõttes väike vundament. Väga hea. Siia lõppu küsiksin hoopis teist sorti küsimuse. Ehk, kui sa mõtled enda tööle, enda karjäärile kunstnikuna, mis on see üks küsimus, mida me tihtipeale ei küsi, aga just võiks? Ehk mis on see üks asi, mida me võiksime teada kunstnikuks olemise kohta? Et mis on see küsimus, mida ma ei ole küsinud? Et mida ma võiksin rääkida veel enda kohta. Või mis sa tunned, et on oluline, et võib-olla kui sa oled teles või sa oled raadios, siis libisetakse üle või see nagu ei tule esile, aga võiks, et on oluline, et kunsti loojate seast väljaspool olijana, võib-olla ma ei pane seda tähele. Äkki tooksin välja selle, mis on mind väga palju aidanud, mida ma endale siiamaani nüüd küll harva, aga tuletan meelde, et jääda ise endaks. Et näiteks, kui sul on juba kujunenud välja selline maailm, sul on ostjad, sul on oma käekiri, läheb hästi, siis jah, ei tohi nagu minu jaoks vähemalt, et ma tunnen, et ei tohi ära kaotada seda särtsu, mis selle kõik kokku on toonud ja mis loob, on ju. Et just jah, nagu jääd ise endaks, et eks ikka areneme ka edasi, aga see põhikeha ikkagi tegelikult võiks jääda, ma arvan. Mul on nagu seda mugav öelda, ma arvan, et see tundub hea vist. See on väga armas mõte siia lõppu. Ma väga-väga tänan sind, Hendrik, et sa tulid meile täna stuudiosse rääkima just enda teekonda ja enda loomingut. Kui ma tahan nüüd rohkem näha, mida sa täpselt teed ja sinu asjadega kursis olla, mis on see kõige parem kanal või kõige parem võimalus, kuhu ma peaksin piiluma? Eks ta ikkagi Instagram ja Facebook on hetkel. Ja tegelikult, kui näiteks erinevate galeriide ja oksjonite kodulehti nagu jälgida, siis ka sealt saab väga palju infot. Ja eks ma ikkagi ise jagan kogu selle kraami laiali, millega ma tegelen. Et kõige lihtsam on ikkagi minu enda sotsiaalmeedia. Super! Suur aitäh sulle! Aitäh kuulamast, vaatamast!